Minu küsimus on, mis on see, mis ei ole ignorantsus ja mida me võiksime nimetada sekulaarseks kompetentsiks, mis lubaks öelda, et me kummardame või ei kummarda ühe ja sama Jumala poole. Mida ma silmas pean? Vaadake, Aquino Toomas, kes võib-olla paljudele tundub niisugune fundamentalistlik tegelane, lõppkokkuvõttes ta on ju katoliku kiriku tomismile aluse pannud, aga ta eristab väga selgelt mõtlemist, mis on puhtloogiline ja filosoofiline ja niisugune mõtlemine on aluseks tema teoses Summa contra Gentiles ja mõtlemist, mis on viljastatud ilmutuslike eeldustega, mida ta nimetab sacra doktriinaks ja mis on aluseks tema summa teoloogikale või summa teoloogiale, kuidas soovite. Ma püüaksin uurida seda küsimust edasi nüüd, kas meil on tegemist sama või erineva Jumalaga, mis on need tingimused, mis võimaldaks seda öelda, üksnes ja ainult sekulaarse kompetentsi piires, võtmata appi mingisuguseidki teoloogilisi eeldusi. Ja ma üritan vaadata, kui kaugele ma jõuan. Aquino Toomas jõudis väga kaugele, Summa contra Gentiles on imetlusväärne projekt, ma kasutan seda moesõna projekt, eks ole, imetlusväärne projekt selle kohta, kuidas mõistus mitte ehmudes raskustest, mis tema ette kerkivad, võidab samm-sammult meile tunnetust juurde. Kuigi Toomas oli ka teoloog, ta oleks võinud ju ilmutuslike tõdede järgi nii kiiresti ja kohe arvata. See on see, mis on Toomases imetlusväärne. Hüva, olgu siis meil mingisugune hulk religioosseid praktikaid, ma ei täpsusta, pole vaja, mis need praktikad on. Kas nad on usundid või religioonid või ütleme lihtsalt ühe sõnaga religioossed praktikad ja erinevad Jumala nimed, J1, J2, JK, mida nendes praktikates siis kasutatakse. Ja meie küsimus on, et mis lubaks tuvastada puhtmõistuslikult ilma teoloogilisi eeldusi kasutusele võtmata, et nendes praktikates osutatakse ühele ja samale Jumalale, pigem kui erinevatele Jumalatele. Frege skeem, puht niimoodi kombinatoorselt, lubab välja joonistada meil erinevad variandid. Ma olen ainult mõned tahvli peale toonud, sest ainult mõned on huvitavad. Esimeses meil on tegemist siis erineva kujutluse, erineva tähenduse, erineva osutusega. Eks ju. Kujutlused on erinevad, tähendused on erinevad ja osutused on erinevad. Teises skeemis kujutlused on erinevad, tähendused on erinevad, aga osutused langevad kokku. Mis juhtum see on? See on see kuulus Hesperose ja Fosforose juhtum. Üks oli hommikutäht, teine oli õhtutäht, eks ole, ja millalgi alles avastati, et meil ei ole tegemist kahe erineva tähega. Et Hesperos on Fosforus. Nüüd Hesperus oli kogu aeg olnud Fosforus, sõltumata sellest, mida inimesed selle kohta arvasid. Aga teadmine Hesperose kohta ei olnud seesama, mis teadmine Fosforose kohta. Miks? Sest kõikvõimalikke niisuguseid lugusid ja müüte oli tekitatud, teate, õnnetud armastajad, üks jõuab õhtul kohale, ootab, ei jõua ära oodata, läheb minema ja siis saabub hommikul särava tähena see teine armastaja, kui palju traagikat, kui palju niisugust kujutlusvõimet ja kui palju erinevat niisugust tunnetused on nendesse lugudesse pantud. Ja et nüüd korraga, kui avastati, et Hesperus on Fosforus, siis ei anna ju enam öelda, et meil on kahe erineva armsamaga tegemist, eks ole. Aga müüdid ikkagi omavad oma niisugust tugevust. Miks? Sest nad on ilusad ja jõulised, eks ole, kuigi me teame, et Hesperus on Fosforus, et see on täht Veenus. Nii et me aeg-ajalt avastame selliseid asju, et Hesperus on Fosforus. Ja mis on ilus ka sellises, ütleme, oikumeenilises perspektiivis on see normaalse inimese hea usksus ja hea tahe, et me vaatamata erinevustele maailmas liites sinna juurde ka fundamentalistid korraga avastame, et me oleme kõik ühe suure Jumala lapsed. See on see, mida loodetakse. Bertrand Russelli näide
seab selle iroonilisse valgusesse. Kolmas skeem on üpris üllatav skeem. Ta on skeem selle kohta, et meil võivad olla erinevad kujutlused, inimesed on erinevad, jah? Tähendused on kokkulangevad. Vähemasti seni hetkeni kokkulangevad, senini ei ole mingisugust erinevust ilmnenud nende suhtes. Aga ühel hetkel võib ilmneda, et osutused on radikaalselt erinevad. Näiteks teise skeemi puhul veel üks lugu, kui lubate, lisaks Hesperusele ja Bosporusele. Galapagose saar, see saar Vaikses ookeanis, jah, kui ma ei eksi, nii-öelda Euroopa või nagu valgete inimeste kaardile tuli seoses järgmise juhtumiga. Panama piiskopi laev eksis tormi tõttu teelt kõrvale ja pidi randuma Galapagose saartel. Galapagose saared on mingi osa aastast külmade hoovuste mõju all. Ja siis see kliima on täiesti radikaalselt erinev seal. Ja kui ta on sooja hoovuse mõju all, mingi teine aastaaeg, siis seal kõik niimoodi kasvab, on lopsakas ja ilus ja Panama piiskop õnnetuseks sattus sinna siis, kui oli külm hoovus domineerimas. Ja ta nägi mereiguaane, kohutavaid olendeid tulemas veest välja, purskamas siis seda merevett, laava pulbitseb kusagil seal sammas ja ta kirjeldas Galapagose saari kui põrgut maa peal. Ta on avastanud põrgu maa peal. Nüüd mingid aastad hiljem Darwin sattus sinna ja ta näeb, kuidas kõik need liigid õitsevad, kuidas see liikide muutumine on aset läinud. See on Jumala enda käekiri. Loodus ise on kirjutanud mingisuguse imelise niisuguse mustri sellesse asjasse. Ja ta ütleb, see on paradis maa peal. Nüüd me võime öelda, et vaadake, meil on nagu erinevad tähendused, et põrgu maa peal ja paradis maa peal, aga osutused siis langevad kokku. Tähendused on erinevad üksnes selle piirini, kus me ei täpsusta geograafilisi koordinaate, aga kui me hakkame täpsustama ja selgitama, kus see täpselt oli, siis need tähendused ühtlustavad ennast, kujutlused jäävad erinevaks ja me avastame, et meil on ühe ja sama niisuguse piirkonnaga tegemist.